Ja tere kõik Korvpalli24 portaali lugejad ja meie saate vaatajad. Oleme nüüd juba 4. korda siit Milano liigidalt eetrist oma videopodcasti laadse saatega. Vahe on nüüd selles, et kui me esimesed saated tegime eelvaateid, mänge veel käimas ei olnud, siis nüüd on esimene mäng peetud Eesti koondisel. Esimesed emotsioonid käes, fännid on kohal, möll käib, ehk siis EM-finaalturniiri emotsioonid on juba laes. Tere, Maksim! Küsingi sinu käest, et mäng algas, kaotusega see lõppes Eesti koondise jaoks, aga emotsioonid ikkagi sa kätte said? Jah, tere ka minu poolt ja tõepoolest tunne on hoopis teine. Kohe emotsioonid on üleval ja eile tegelikult olid emotsioonid üleval juba enne mängu, et Eesti fännid siis kogunesid Eesti fännialale seal halli kõrval ja oli palju positiivseid inimesi heas meeleolus ja tõesti tekkis kohe selline sportlik, mõnus korvpallirahva tunne, et mäletan seda ka 7 aastat tagasi Riiast ja inimesed tõesti väga rõõmsalt mängule läksid ja tore näha, et meid on nii palju siin kohal ikkagi väidetavalt siis ligi 2000, et sattusin eile tegelikult rääkima Horvaatia kolleegiga, kes istus saalis minu kõrval ja küsisin tema käest, et kui palju Horvaatiast fänne siia oodata on ja neid siis kõigest ligi 500, arvestades, et Horvaatia rahvaarv ikkagi üle 4 miljoni, siis võib öelda, et me oleme ikkagi väga tugevalt esindatud ja kiitis tegelikult kogu koondis ka pärast mängu Eesti rahvast, et tugevalt ikkagi kaasa elati, oli kuulda. 6 mees väljakul olid siis meie fännid, aga kahjuks jah, mänguliselt ikkagi see nii palju aidata ei suutnud, et Itaaliale jäime selgelt alla. Ilmselt kellelegi need numbrid võõrad ei ole, et 83-62 siis Itaalia koondis meid võitis. Aga rääkides fännidest, me eelmises saates seda puudutasime ka, et see Itaalia mäng peaks nüüd olema ainus, kus oli selline võõra väljaku tunne ikkagi, kuigi need Eesti fännid seal umbes 5-kordses vähemuses ikkagi väga hästi vastu said ja siin mõned koondislased isegi ütlesid, et täiesti 50-50 oli see, siis järgmistes mängudeks peaks Eesti fännid suutma luua sellise koduväljaku õhkkonna. Jah, et eile ametlikel andmetel ligi 10 500 pealtvaatajat oli ja kui arvestada nendest ligi 2000 eestlast, kuigi kõik ei jõudnud eile veel lennuga kohale, siin lennuliiklusega oli ka palju probleeme, siis itaallased olid selges ülekaalus, aga saalis oli kuulda ikkagi Eesti fännide hõiskeid ja järgmistes mängudes ma tõesti usun, et ikkagi Eesti fännid pigem domineerivad. Aga räägime natuke mängust ka, et mis sinul põhiliste asjadena silma jäid või mis sa sealt kaasa võtsid? Esiteks ma olin väga rõõmus, võib-olla isegi veidi üllatunud, eestlased nii hästi alustasid, et tegelikult kohe Kriisa noore mehena skooris, tegutses väga vabalt talle omaselt, ka teised mehed said seal kindluse kätte, meil läksid tegelikult 3 seal alguses, et ei saa öelda, et kuidagi ei oldud turniiriks valmis või et suur saal ja palju publikut kuidagi ehmataks, et seda kindlasti eilses mängus ei olnud ja üldjoontes ju tegelikult ma saan aru, et süües kasvab isu ja mäng läks käima ja seal olime täitsa võrdselt mängus alguses, aga lõpuks ju tuleb aru saada, et Itaalia koondis ikkagi on väga kõrgetasemeline, väga ühtlane ja pigem nagu juba rääkisime ka enne turniiri, selline esi-8 võistkond kindlasti, kui mitte paremgi. Et see, et me ikkagi neile alla jäime, on tegelikult ju loogiline. Üks asi, mis mulle konkreetselt juba silma jäi, oli see teine veerand, kus alguses me jäime taha, seal 15 punkti vist oli vahe ja Jukka Toiala seal hetkel pidi kasutama ära oma teise time-out'i ja siis, kui eestlased järele tulid, siis tundus, et see time-out töötas, kõik läks nagu hästi ja siis ütleme nii, et Simone Fontecchio individuaalne meisterlikkus kuskilt sealt, ma ei tea, kus ta lajatas need 3 igatahes kuskilt parkimisplatsilt need tulid ja sealt see vahe taas rebenes ja ma ise istusin fotograafide pingil umbes 5 meetrit Eesti koondise pingist ja ma nägin Jukka Toiala ja treenerite näos sellist valu, et ehtne time-out'i koht ja ei ole minutilist mõttepausi, mida võtta. Aga üks huvitav intsident oli ka seal teisel poolajal, kui Trell ühes sellises
ütleme siis poolkiirrünnakus palli üle tõi ja palli kaotas, sealt tuli kohe korv otsa ja siis time out ning see Toiala reaktsioon siis trelli suunas, et sa istusid seal täpselt nende juures, et räägi läbi, mida sa sealt nägid? Jah, need on sellised olukorrad, mida võib-olla teleekraani vahendusel vaadates mängust ei hooma ja võib-olla üldse ei hooma, võib-olla paneb nagu kehvasti tähele, aga istusin fotograafide pingi peal umbes 5 meetrit meie koondisest ja seal oli siis olukord, nagu sa ütlesid, et Endre Trell kaotas kuskil seal keskjoone juures palli, ei suutnud seda sööduga ilmselt kiirelt edasi viia ja sealt see olukord tekkis ja Toiala võttis kohe time out'i ja mees tõmbas juba kopsud õhku nii täis ja oli kehakeelest näha, et ta tahab minna põhimõtteliselt Endre Trellil nägu täis sõimama ja 2 sammu tegi Trellile vastu ja siis oli näha, kuidas ta sai aru, et Hendri ise on ka sellest olukorrast nii löödud. Ilmselt ta mõtles ja tabas ära, et mingite mängijatega tuleb käituda ühtemoodi, mingite mängijatega teistmoodi ja murdosa sekundi jooksul Toiala see kogu kehakeel ja kõik muutus 100%, et sellest nii-öelda näo täis sõimavast treenerist sai selline rahustav ja toetav treener ja läkski Trelli juurde, žestikuleeris, et rahu, kõik on korras, võttis seal ümbert kinni ja ilmselt siis viis selliselt oma selle nii-öelda mõtte kohale, mis ta tahtis esialgu nagu sõimates. Just, et see näitas ära, et ikkagi treener peab olema ka selline psühholoog ja tundma mängijaid hästi ja tundub, et Toialal on ikkagi selline klapp ja arusaamine mängijatest siin tekkinud. Aga ma kujutan seda, et kuidas nii lühikese aja jooksul sellises pingeseisundis suudad selle endal peast läbi lasta, et sa sest automaatne reaktsioon, olgem ausad, on see, et sa hakkad karjuma. Jah, seda küll, aga selles mõttes, et antud juhul au Toialale. Nii, aga üks asi, mis ma panin tähele, ma seal fännide jutu juures tahtsin rääkida, minul on veel eilne see fänniala käepael on käe peal, miks sinul ei ole? No sellega väga mugav, ma eeldasin, et magada ei ole ja siin õhtuseid toimetusi teha, et võtsin ära, aga fänniala oli tõesti äge. Selline fänn on meil siin siis saates, vaatame võib-olla homseks leiame mõne uue saatejuhi, aga see selleks aitab meie mulas siin, et salvestasime siin teie jaoks eile mängu järel ka mõned intervjuud mängijatega ja mõned lõiked siis Mattias Tassi ja Siim-Sander Venega tehtud usutlustest tulevad teieni nüüd. Mattias, EM-finaalturniiri debüüt tehtud, et sisuliselt täis maja ees. Kuidas tunne seal väljakul oli? Väga vägev tunne oli, selles mõttes pooled fännid siin saalis olid Eesti omad, et nii palju fänne kohale tulnud, see on tõesti nagu vägev asi, et kahjuks täna nii palju meid ei aidanud tulemuse mõttes, aga järgmistes mängudes kindlasti me saame selle peale loota, et meil on alati 6 mees platsil olemas. Täna oli siin eeldatavalt üle 12 000 pealtvaataja, oled sellise publiku ees mänginud? Paar korda USA ülikoolis olen, aga seda on enamus kordadel võõrsil olnud, nii et ükski fänn minu poolt ei ole olnud, aga nüüd olid vähemalt pooled minu poolt. Homme juba tegelikult väga tähtis kohtumine Ukrainaga. Kui palju juba olete rääkinud Ukraina mängust? Ukrainaks veidikene valmistusime enne siia tulekut, juba enne Itaaliasse tulekut, kuna me teadsime, et tänane mäng lõpeb nii hilja, et kell võib, ma arvan, 11 on umbes praegu, et meil ei ole aega täna õhtul ja hommikul on veel nii teatud aega ainult valmistuda Ukrainaks, et me veidikene tegime Tallinnas juba edetööd ära, et eks homme tuleb veel juurde lisada sellele ja täie tuhega mängule minna. Kui Itaalial võiks öelda, et pigem oli pikkade seal kategoorias nagu raskusi, et siin Gallinari sai enne turniiri vigastada ja pigem liikuvad pikad, siis Ukrainal on just sellised päris pikad koljatid. Seega, kas võib oodata ka, et meie mängime võib-olla 2 keskmängijaga korraga platsil? Variant on kindlasti, et see ei ole kunagi laualt, aga eks näeme, mis mängukäigu treener homses plaanis toob, et võib-olla on parem, et sa tood mõne pika sealt korvi alt välja, et peab meie viskavaid 4 katma, et eks tuleb huvitav lahing, muud ei ole öelda. Ise oled veel endast pikemate mängijate vastu valmis mängima? Muidugi, terve suve seda teinud siin Borsingise ja muude koljatite vastu, et see on järjekordne nii-öelda, mis see on nüüd? Väljakutse minu jaoks.
Siim, alles eelmine kord rääkisime sinu jalgadest, et sinna need visked jäävad ja rääkisid siis, et füsiod peavad viimase 2 päevaga imet tegema, et mis ikkagi nende jalgade taga on siis? Ei, füsiod on tublid olnud, ma arvan, aga siis ei ole läinud jah, et veel ei ole välja mõelnud. Ühes olukorras täna, kui seal jälle möödavise läks ja välja vahetati, et siis seal täitsa viskas pikali, et kas olid lihtsalt vihane või natukene juba võhm väljas ka? Ei, eks ta ikka ajab vihaseks, et ei olnud esimene ega teine mäng, et on praegu, ei ole, ütleme, kuidagi välja kukkunud ja ei ole sisse saanud, et kuidagi ütleme, et kuidagi ansamblist välja kukkunud, et ja meil ei ole seda luksust, et üks mees saab niimoodi ära kukkuda, et peab paremini tegema ja võistkonda rohkem aitama. Aga selles mõttes ikkagi fännid muretsema ei pea, et ei ole midagi otseselt häda, et on täitsa võimalik, et homme juba visked kukuvad? Jah, ei, selles mõttes kehaliselt ei ole midagi häda ja kõrvade vahel tundub ka kõik okei, aga kuskilt on vaja mingit õnnestumist. Nagu Siim-Sander Vene ja Mattias Tass oma intervjuudes juba jõudsid ka algust teha Ukraina koondise analüüsimise ja selle mängu suunas vaatamisega, siis uus mäng siis Eesti koondisel juba täna ehk laupäeval Eesti aja järgi kell 18.00, kohalik aeg siin Milanos on siis 1 tund varasem ehk 17.00. Ja Maksim, vaatasime natukene eile seda Ukraina ja Suurbritannia kohtumist ka, mis muljed sinul just siis Ukraina koondisest jäid? Tuleb öelda, et väga head muljed jäid Ukraina koondisest, et seal ikkagi liidrid Mihhailjuk ja Len tegid ikkagi oma asjad väga korralikult ära ja ega tegelikult kogu see koosseis tundus vähemalt Suurbritannia vastu väga kõva ja selles mõttes vähemalt minu silmis isegi Ukraina aktsiad eilse esituse põhjal tõusid, et saab olema ikkagi Eesti koondisel väga raske, et kindlasti Siim-Sander Vene peab juurde panema, Kristjan Kullamäe peab juurde panema, loodame, et rohkem leitakse ka Kotsarit üles, et need on, ütleme, need käigud, mis meil jäid puudu, aga Ukraina, eks see surub ikkagi mõnes mõttes alla, et neil seal pikad koljatid on olemas, aga samas ei saa ka seda taktikat niimoodi üles ehitada, et me nüüd tõmbame kokku alla, sest tagant Mihhailjuk ja ka teised mehed viskavad ikkagi väga hästi ära. Olgu siis öeldud, et Ukraina võidunumbrid Suurbritannia vastu olid 90-61 ja no mul jäi selline mulje, et kui sina siin kiitsid Ukraina koondist, siis minu meelest sama võrra ikkagi tundus, et Suurbritannia siin alagrupis on selgelt kõige nõrgem tiim ja no see on küll nii-öelda tulevikusaadete teema, aga mulle tundub, et Eesti koondis peaks, või kui Eesti koondis ei suuda Suurbritanniat võita siin turniiril, vähemalt selle ühe mängu põhjal, mis me eile nägime Suurbritannialt, siis see oleks pettumus. Jah, seda küll, aga ma ütlengi, et täna siis see ellujäämis või mitte ellujäämismäng selles mõttes, et kui loodetakse ikkagi veel edasi pääseda, sest kui me siin hiljem võib-olla räägime natukene ka teistest mängudest, siis eile nähtud Kreeka-Horvaatia näitas ära, et need tiimid, ma ütleks, et on veel kõvemad kui Itaalia ja selles mõttes täna oleks vaja igal juhul võita, aga kui varem ma siin asetasin Ukraina Eestist ettepoole, kui me siin esimesel päeval tegime ennustusi ja ütlesin, et samas see on selline 60-50, siis nüüd ma annaksin juba natukene suurema eelise, ütleme siis 60-40, võib-olla isegi 65-35 Ukrainale. Väga täpsed ja väga täpsed protsendid, aga loomulikult loodan parimat ja usun Eestisse. Lihtsalt hetkel tundub nii, et nii paberi peal koosseise vaadates kui ka eilsete mängude põhjal. Haaran su eelmisest vastusest selles osas ka kinni, et sa nimetasid, et Kotsar peaks võrreldes esimese mänguga juurde panema ja pärast eilset Ukraina mängu käisime ka nii-öelda Ukraina mängijate juures kaamera näpus ja mikrofon näpus nende arvamust küsimas just siis tänase mängu ehk Eesti koondise kohta ja näiteks peatreener Ainar Spagatskis 3 korda vihjas otseselt Maik-Kalev Kotsarile, keda ma saan aru, Spagatskis ma ei tea, kas siis pelgab natukene või igatahes peab Eesti koondise selgeks liidriks ja tahad sa enne lisada midagi, kui me laseme Ukraina meeste arvamused eetrisse? No aga las targemad räägivad. Las targemad räägivad, ühesõnaga siin siis eile
salvestatud ja teile ette valmistatud arvamused Ukraina mängijate ja hiljem ka peatreener Pagatskise poolt Eesti koondisest. Estonia is like a good team, so we must stay concentration, now relax and play more hard than in this game and stay more concentration because also like it's important for us to win second game in a row. Yeah, for us I think yes we will have more time to recovery and I think we will come like we try to be more fresh and tomorrow play with more energy than today. Thanks. Thank you so much. We know they're also like quick team. They have like good roster. We watched them already before. So all the teams I think who came to Eurobasket are really strong and can surprise everybody. So we need to like play our game, try to focus on our like What defense. is your game? Try to play more strong inside, play hard defense, fight for each rebound, like try to jump on each board like a crazy. Give like pressure for small guards because I think we play hard defense today, like aggressive until like fouls. So the coach tried to push us play on our limits. Yeah, we look video, we know how they play, so we try to focus on our game also. We know like they play, they can shoot the ball well. I know some players because I play with Sims like in Spain, so I know him well. We know how to defend him, so we try to stop them tomorrow because it's a really important game for us also. Thank you so much. Definitely hard, especially when the war and all the families of their loved ones, most of us back home. And I mean, it's tough, but I guess we're pros and we're trying to focus on the things and we're trying to help as much as we can on our side because we play basketball, we're not fighters, so we're trying to bring joy to the people playing basketball. What's the main goal for Ukraine in this tournament? Win every possible game. Now you have Estonia ahead of you. Yeah. Do you think making it 2-0 will get you through? Will I increase your mean, possibility of you making never know, it's Eurobasket. You never know, but I hope we'll do our best to win tomorrow and to win every possible game. Expect us to play the same way as we play today, play hard, play smart, listen to our coaches, and do our best. But what do you know about the Estonian team? They're a great team, they play hard, they play smart, and I feel like they are underrated. Thank you. Thank you very much. What do you propose? Change the schedule? Actually, I'm usually just focus on the things that I can change. You know, there's absolutely that's the wrong look on a thing. As the Estonia play late game, we got like early game. There is we have a lot of time to rest. It's bullshit. Sorry, yeah. Because again, there in the court goes aggressive team, and your team now is you have a new generation. I'm coaching few of them. You know, I know those guys, and there is no how to play. And they not play like many years ago, when we played against Estonia, we always count. They play hard, they play aggressive. They don't play basketball, and they don't play you play. Your team is really modern, aggressive, smart team. Play with high energy, and they know how to use their advantage. Plus, you have a good big guy, you know. And I even don't focus on the things that you're asking, you know, the late game, early game, that's the thing. I watched a couple games, Estonia against Slovenia, and a couple more games. They play really hard. They play really physical. I think they play more physical than Graham Braden's team, so it'll be a challenge for us. I'm excited to see how we're going to do tomorrow. You know, my opinion, you cannot compare the players, teams, especially so long time ago, for the modern basketball for 7 years, it was really long time ago. But is there nothing to change in your team? You know, just difference is now you have a really good big guy. You compare with that year, you got like an undersized team, aggressive team, and if I'm correct, you guys even lead the game by 18 something, but then it's of course Latvia won. But I hope we continue tomorrow like it's this way, but it's your team, like I said, it's not easy. It's, I would like to say like this team, these guys play a little bit more than basketball. They are
Yeah, and again, you have a big game. Let's change the game totally. Nii, ukrainlaste arvamused kuulatud ja seal pressikonverentsil oli see huvitav hetk, et sina küsisid Pagatskise käest selle viimase küsimuse, et kuidas võrrelda Eesti 2015. aasta EM-koondist tänase koondisega, sest Pagatskis mäletatavasti oli siis Läti koondise peatreener ja me omavahel seal mängisime, siis Pagatskis sellise üsna huumorimehe ja sellise terava treenerina alguses saatis sind korraks justkui pikalt, et mis asja ma hakkan siin võrdlema, 7 aastat korvpallis on nii pikka aega, aga siis vastas väga ilusti sellele küsimusele ära. Jah, ja lõpuks ikkagi taaskord tõi välja selle Kotsari küsimuse, et ikkagi, et seekord meil on hea pikk, et ju siis ta 7 aasta tagant Taltsi ei mäletanud või siis Taltsi pidas selliseks 3 pommitajaks, mitte korvialuseks alamõõduliseks kentriks. Et selles mõttes nüüd ikkagi Kotsarit ta väga hästi silmas peab. Me peame küsima, et ilmselt Joosep Toomet ei mäletanud. Jah, võib-olla siis ka nii. Aga jah, et kui sa siin koefitsiente vaatad, võib-olla ütled ära ka tänase mängu kohta, et Ukraina-Eesti, et ikkagi ka... Just, enne kui ma OpTibeti koefitsientide juurde lähen, siis ma ütlen, kes sellest Ukraina videofailist täpselt aru ei saanud, et seal võib-olla heli kvaliteet ei olnud kõige parem, siis lugege Korvpall24 portaalist, meil on ka tekstina kõik need samad jutud kenasti lahti kirjutatud. Nii, aga ma arvan, et seda tänase esimese mängu koefitsiente pole mõtet puudutada, Suurbritannial 15,0, võidu koefitsient Horvaatial 1,03, seal midagi keerulist ei ole, selles mõttes keerulist, et midagi arutlemisteemat, aga Eesti-Ukraina 4,2 on Eesti võidu koefitsient ja Ukrainal 1,25 ehk siis OpTibeti koefitsientimeistrid Eestile võiduvõimalust ei näe eriti. Jah, et tundub, et nad pigem on isegi veel pessimistlikumad kui mina, et kahjuks seis on selline, et Ukraina tõesti tundub heas hoos, Pagatskise käe all on mänguplaan paigas ja sellest hoitakse kinni, mängijate kvaliteedis ei olegi kahtlust ja selles mõttes saab meil täna ikkagi väga raske olema. Aga minu jaoks on isegi natuke huvitav, et üsna samas plaanis antakse numbrid ka õhtusele maiuspalale Kreeka-Itaalia, kus Kreeka koefitsient 1,32 ja Itaalial 3,55 ja mulle tundub, kuna siin on Kreeka justkui see turniiri formaat, Kreeka on kodumeeskonnana märgitud, aga tegelikult me mängime ju ikkagi Itaalia pinnal, et kas need ei ole natuke kreenis? Minu jaoks ikkagi vist ei ole, et Kreeka oli eile ikkagi vähemalt esimesel poolel Horvaatia vastu väga võimas, et seal kõikidel ikkagi mäng õnnestus ja tundus ka väga ühtlane ja hea löögirusikas Eidudisel siin kokku pandud ning kui rääkida siin veel natuke sellest eilsest mängust ja Horvaatiast, siis Horvaatial vaatasin, et ikkagi seesama jutt, mis me rääkisime siin ka juba enne turniiri, et need 5-6 staari on ja ikkagi järgmised 7-8 mees on ikkagi selgelt aste nõrgem, et seal Kreeka vastu mängus tuli ka välja, et esimesed 8 minutit ei tehtud ühtegi vahetust Horvaatial, siis Krunoslav Simon tuli vahetusest, seks veel seal minut mööda, alles siis tehti teine vahetus ja tundub, et see viisik nagu suudab mängida täitsa tipptasemel ja seal edasi ikkagi läheb palju nõrgemaks ja kinnitust sai juba ka see fakt, et Horvaatia pigem hakkab päris kiiresti siin turniiril väsima, sest eile juba mängis Bogdanović näiteks ligi 38,5 minutit, seal mitmel mehel veel üle 30 minuti, ehk siis väga kõrged minutid kõigil põhitegijatel, et saab näha, kuidas need mehed vastu peavad, aga Kreeka jah, kuigi lasi Horvaatia teisel poolel mängu tagasi. No nad tulid ikkagi päris mängu ju. Jah, et oli seal isegi Horvaatial lõpu eel omad võimalused see mäng ära võita, siis ikkagi ma arvan, et natukene uinutas see esimene poole Kreeka ära ja tegelikult Kreeka väga heas hoos on ja mina ennustan neile ka täna Itaalia vastu ikkagi kindlalt võitu. Okei, sellised jutud täna. Hoiame siis Eesti koondisele pöialt, need, kes siin Milanos on, andke endast tribüünidel maksimum, seda, nagu koondised ise ütlesid, on väga vaja ja seda osatakse väga kõvasti ka seal tiimi sees hinnata. Meie Maksimiga pakkime oma asjad kokku, jätame erilased siin kedagi teist nõelama ja juba kohtume siis mängul. Tšau! Oleme siis 6 mees täna ja võtame 6 5 vastu ära.